tore transpordivahend, mille sees me elame ja selleks, et teada, millest me koosneme, siis ka näiteks see, millest me koosneme, ongi see, mida meil kõige rohkem vaja on. Ja kui me nüüd vaatame protsentuaalselt neid asju, siis tegelikult on vesinik see, mida on meie sees kõige rohkem. Vesinikku on meil 62%. Mikrofon. Okay. Vesinikku on meil siis 62% kõigest meie keemilistest elementidest. Siis järgmiseks on meil süsinik, seda on meil 25%. Siis tuleb hapnik 10%-ga. Siis tuleb lämmastik 2%-ga ja kui me nüüd liidame need kõik kokku, siis me saame 99%. Mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult kõik ülejäänud mineraalid, mis on nende leevetabelis olemas, moodustavad siis, mahuvad ära selle ülejäänud protsendi sisse. Et kõige suurem grupp on neid, et kui me nüüd vaatame, kui palju on vesinikku ja kui palju on hapnikku, siis tegelikult vett ja vesinikku kokku on siis meil 72% kehas. Vesinik ja hapnik mõlemad ei ole ainult vee sees, vaid on igasuguseid erinevaid ühendeid, vabu radikaale ja nii edasi. Aga kui kehas on tegelikult leitud elavast organismist on leitud 70–90 erinevat mineraali, siis nemad siis moodustavad põhiosa meist. Ja kõige tähtsam ühend meie sees on vesinik. Ehk siis, kui me nüüd vaatame seda vee orgväärtust, võtame siin vee molekuli on ju, ja mis meil siis organismis toimub kogu aeg, on redokspotentsiaali muutused. Et kui me teame seda, et kui kõik, mis puutub kokku hapnikuga, see oksüdeerub. Tuumal on olemas positiivse laenguga tuum on ju ja üks negatiivne elektron siin orbiidil. Kui nüüd see on nüüd hästi lihtsasti räägitud, sest protsessid on tegelikult kehas hästi keerulised, aga põhimõtteliselt kõik, mis puutub kokku hapnikuga, see oksüdeerub. Ja oksüdeerumine sisult tähendabki seda, et lüüakse orbiidilt välja see negatiivne elektron ja jääb järgi siis plussmärgiline üksus, mis selles kontekstis siis tähendab tegelikult lagunemist, tegelikult nagu surma. See tähendab seda, et kui meil nüüd on see ilma negatiivse elektroniga üksus, siis seda me nimetamegi vabaks radikaaliks. Ja kui meie kehas neid vabu radikaale tekib nagu palju, siis see tähendab seda, et meie immuunsüsteem reageerib sellele põletikuga. Kuna ta on ebaterve üksus, siis tekitakse põletik kehas ja püütakse hävitada seda vaba radikaali, ehk siis kehast välja viia, kuna ta ei ole meile hea. Nüüd, mida siis teeb see vesinik meie heaks? Vesinik tegelikult, see pool oli siis oksüdeerumine ja vesinik tegelikult reprodutseerib. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et vesinikumolekul samasugune, tal on positiivne tuum ja tal on ka negatiivne elektron siin. Ja vesiniku aatom tegelikult on, Mendelejevi tabelis, kui me vaatame, siis vesinik on kõige esimene ja kõige lihtsam ja kõige väiksem üldse osakene, mis on olemas. Ja tema tegelikult vesinik on selline asi, mida juba Aristoteles ütles tema kohta, et see on mateeria prima. Ehk siis praktiliselt on teda kogu universumisse 93%, päikese peal 99%. Et ühesõnaga, vesinik on see, mis on energiakandja.
Ja nagu me oleme kuulnud, on negatiivseid vesinikujoone on hästi palju, et kõik teate, et öeldakse, et minge metsa või minge mere äärde või minge kuskile vuliseva oja äärde, sellepärast, et seal on neid negatiivseid joone nagu rohkem. Ja need negatiivsed ioonid on meile nagu hästi olulised, sellepärast, et nemad tegelikult ongi kosmilise informatsiooni kandjad või siis sellesama chi või ki või prana või kuidas keegi nimetab, et tegelikult see ongi puhas energia. Ja nüüd vesiniku aatomil on võime võtta enda siia tuumaümbrusesse trajektoorile, üks on tal endal olemas, on ju üks elektron, negatiivne elektron, aga vesinikul on võimalus võtta ümbritsevast veel endale siia teine negatiivne ioon. Ja sellist vesinikku märgitakse siis keemiliselt H-. Ja vot sellises kontekstis nüüd see miinusmärk ei ole negatiivne, vaid siin on ta elu ehk positiivne. Ja nüüd need vesiniku aatomid, nemad ühte iooni hoiavad nagu endale, aga teist nad hüpitavad niimoodi edasi. Ja siis see tähendab seda, et kogu aeg meie kehas need negatiivsed ioonid hüppavad ühelt vesinikumolekulilt teisele. Ja see ongi tegelikult see, mis toimub meil kanalites. See on elektromagnetiliselt mõõdetav ja seda saabki mõõta siis redoks potentsiaaliga, mida mõõdetakse millivoltides ja ta on meie kasuks, kui see on negatiivse märgiga, ehk siis on vesinikku meil kohe kehas rohkem. Ja kui nüüd siia satub tee peale ette siis selline vaba radikaal, siis ta annab hea meelega oma selle negatiivse iooni siia tagasi. Ja sellest saab jälle terve üksus. Ehk siis ta on väga tugev antioksüdant. Ja meie immuunsüsteem jäetakse rahule, sest et vaba radikaal on saanud jälle korda. Ta on jälle eluterve üksus. Ja mida me siis näeme, et kui meil on piisavalt palju energiat, siis me seisame ka värsked ja terved. Et miks me jääme vanaks, ongi see, et meil jääb kehas energia tootmist järjest vähemaks, sellepärast et me kulutame rohkem ära, kui me toome väljast sisse. Ja siis, kui me joome ka näiteks sellist vett, mis on orgväärtuselt plussmärgiline, siis see tähendab seda, et ta ei saa minna meie rakkude sisse enne, kui ta on ületanud sellise millivoltide hulga, mis on suurem, kui meie rakkude sees on. Aga rakkude sees on meie orgväärtus -70 kuni -90. See tähendab, et rakkudesse saab vesi minna alles siis, kui ta on saavutanud suurusega 90 või natukene üle sellest. Aga kui me joome plussmärgilist vett, ehk siis surnud vett, siis leitakse need negatiivsed ioonid meie keha seest ja muudetakse see vesi selliseks, et ta saaks minna rakkude sisse. Siis tegelikult ta ju raiskab meie sisemist potentsiaali. Ja tegelikult oleks ju kaval tuua see õige orgväärtusega vesi ju väljapoolt endale sisse. Et selleks näiteks mul on endal väga hea see orgväärtuse mõõtja ja Tallinnas ma olen mõõtnud erinevaid vesisid ja siis mis ma olen näinud on see, et Tallinna kraanivesi on +275 kesklinnas. Aga kui ma läksin sinna Kadakatee ääres on elamajad, seal on vist teine veevärk, seal oli vesi +365. Siis keegi tõi mulle oma kaevuvee, mis oli natukene kollaka värviga. See oli +260. Natukene parem, aga ta on ikkagi surnud vesi. Siis
Sakuläte. Ma tean, paljudele ei meeldi sakuläte, et masina sees ja pudeli sees, aga sakuläte kaevandatakse 150 meetri pealt kuskilt ja ta on ilma keemiliselt töötlemata. Ja sakuläte oli pluss 170, juba varem. Et must kohvi ja vist punane vein olid samad. Roheline tee on pluss 50. Saaremaa vesi pudelis pluss 320 ja Saaremaa vesi kraanist pluss 280. Seal ei ole suurt vahet, aga nad on kõik surnud veed ikkagi. Et lähed poodi, ostad Saaremaa vett, et vinge vesi, tegelikult surnud vesi. See tähendab seda, et me peame muutma tohutult palju seda, et saada ta miinusmärgiliseks ja et saada veel ta -100 peale, enne kui ta suudab akkudesse sisse minna. Siis allikavett olen ka proovinud, keegi tõi allikavee, aga allikaveega on niimoodi, et kui ta tuleb maa seest, et kui sa saate võtta sealt vee põhjast kuskilt, siis ta on ka kuskil -50 kuni -100 või pluss 50 kuni pluss 100, aga nii kui ta tuleb pinnale, hakkab ta kohe oksüdeeruma, puutub kokku looduse pestitsiididega ja ta on juba ühesõnaga oksüdeerunud, et siis tuleb teda kuidagi nagu sügavamalt kätte saada, siis ta on nagu õige. Ja siis ühte asja ma tahan veel rääkida, mul õnnestus mööta ära oma selle möödupulgaga ka MMS. Vot ja see oli minu jaoks väga huvitav teada saamine. MMS-i orp oli, kes pakub? MMS-i orp on pluss 800. Ja isegi rohkem. Ja MMS-i pH, kes pakub? 2,1. Ma tahtsingi just öelda. Mille pärast ta on hästi hea antioksüdant, mitte antioksüdant ta ei ole, vaid mille pärast teda kasutatakse ravides. Kasutatakse ravides teda sellepärast, et mitte ükski meie keha patogeen ei pea sellisele rängale katsumusele vastu ja ta on väga hea patogeenide ravi. Aga see tegelikult natukene haavab ka meie immuunsüsteemi, sellepärast, et meie keharakud, muidu terved keharakud peavad sellele rünnakule hästi vastu ja kõik on okei, aga tegelikult me saame sama tulemuse nende samade negatiivsete ioonidega ehk siis vesinikuga ja siis me ei ärrita oma keha füsioloogiat. Mida? Me saame parema tulemuse meie toodetega. Jaa, me saame parema tulemuse, kui me kasutame näiteks korallivett ja siis H-500. Ja muidugi ka nendest meie toodetest ma ei hakka praegu rääkima, sellepärast, et seda me teame kõik, mida korallivesi teeb. Tema muudab siis ükskõik kui surnud see vesi on, ta muudab ta ikkagi vastavalt sellele, mis ta on, kas siis -100 või -200-ni. See tähendab, et meie korallivesi tegelikult muudab vee kõiki 11 omadust, ühte omadust korall ei muuda ja see on veemälu. Kes tahab ka veemälu muuta, see peaks külmutama vee enne ära. Aga siis vaatame siis korraks seda pH-skaalat ka, et kui selle asja nimi on alushappe tasakaalu nimi on pH, siis ta ju tegelikult räägib meile jälle vesinikust. Et see oli minu enda jaoks nagu uudis, et ahah, see ongi ju vesinik, mis siis siin peal on. Kui läheb üle 7, siis on rohkem vesinikku, kui läheb alla 7, siis on vähem vesinikku ja see P siin tähendab siis takistust. Et vesiniku takistust, et kui palju teda siis kokku on. Ja teine komponent, millest vähe räägitakse, on RH. RH tähendab siis, see on selline suurus, mis
on siis näiteks toidul ja veel, mida me sisse manustame, et kui palju see potentsiaalselt suudab eraldada meie organismi siis neid samu negatiivseid vesinikuioone. Et see suurus hakkab nullist pihta ja on 43-ni ja siis 28 on nagu neutraalne. Ja siis siin ta annab hästi palju negatiivseid ioone nulli lähedal. Näiteks kõik aluselised toiduained annavad meile hästi palju seda negatiivseid ioone ja kui ta on siin üleval, siis ta ei anna praktiliselt üldse. Nii et kui me siis toitume niimoodi, et me toitume aluseliselt ja toitume sellistest asjadest, mis annavad meile negatiivseid ioone, siis me oleme täiesti terved. Kui me oleme siin faasis, et me oleme keha on hapestunud, aga me tarvitame ikkagi selliseid asju, mis annavad meile ioone, siis me terveneme. Ja see tähendab seda, et olete kuulnud, et sööte hapusid asju, aga ta jätab alu sellise jälje. See tähendabki seda, et ta ise võib olla hapu ja happeline, aga aluselline jälg tähendabki seda, näiteks sidrunivesi või sidrun, ta küüslauk on ise hästi happelised oma olemuselt, aga nad jätavad aluselise jälje sellepärast, et nad annavad meile negatiivseid ioone. Siin me terveneme. Kui me oleme selles sektoris, et me oleme juba hapestunud, me sööme happeliselt ja sööme selliseid asju, mis ei anna meile, siis on progresseeruv haigus. Ehk siis haigused lähevad krooniliseks. Et selline võimalus on. Üks võimalus on veel, et me justkui tarbiks nagu aluselisi asju, aga need asjad on enam-vähem sellised, mis meile ei anna üldse negatiivseid ioone, näiteks tubakas, näiteks mingisugused kemikaalid, kus me peame neid kogu aeg sisse hingama. Võt siis kipub meile tulema vähk. Et selline ülevaade siis veest. Ja mis siis on veel, võib-olla te olete